Tere kõigile! Kallid lugupeetavad, võtame kohe oma laululehed kätte ja laulame selle kõige esimese laulu, mis ta on KLPR 147 viisil tähtede taga. Viisil on seda. Lahkunud häälesud salmule kutsu, maisete muunede õiguse. Päeval ja õhtul päike ju kutsub, südamest valvetan tema eest ööd. Südamest valvetan tema eest ööd. Lase issand magada rahus, mulla on ränduri unn. Ärata õinu ja unesid üles, kui sa kõigile hommikutund. Kui saabub kõigile hommikutund. Tere kõigile sellel kaunil hommikupoolikul siin Georgi kalmistul. Mul on rõõm näha, et meid on nii palju siia kokku tulnud, et tähistada mitte ainult surnuaiapüha, mitte ainult isadepäeva, mitte ainult kolmainupüha, vaid ka suurt deporteerimist, mis oli nüüd siin. Eile tähistati küll seda Eestis, aga mingil määral meie tähistame seda täna järgi. Aga mis seal ikka? Laskume palvesse. Kõigeväeline taevane looja, me täname sind selle uskumatult kauni päeva eest, mille sa oled meile kinkinud. Me täname sind, et sa oled meid kõiki siia kokku toonud, et mitte ainult ülistada ja kummardada sind, vaid mäletada kõiki neid, kes on meie seast lahkunud. Me täname sind kõikide nende kallite, armastatud, hoolitud hingede eest, kes meie seast on lahkunud, kelle sina oled enda juurde ära võtnud. Me palume, et sa oled tänasel teenistusel meiega, et sa toetad meid, et sa kaitsed meid, et sa oled alati meile abiks, kui me sind vajame. Me palume, et kõik, mis tänasel teenistusel toimub, oleks kooskõlas sinu tahtega ja et me saaksime pärast siit ühiselt lahkuda, tundes vennalikku rõõmu ja kallite armastust. Kõike seda me palume sinu poja, meie armsa lunastaja, Jeesuse Kristuse kalli kannatuse pärast. Aamen. Tänane esimene lugemine on salmide lauluraamatust, see on peatükk 90 ja see kõlab järgmiselt. Issand, sina oled meile olnud asemeks põlvest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest ajast igavesti meiega. Sina oled meile öelnud, tulge tagasi, inimlapsed, sest 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud ja nagu vahikord öösel. Sa uhud nad ära ja nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab, see õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära. Sest sinu viha tõttu me lõppeme ja su viha leekides me ehmume. Aga sa paned meie pahateod enese ette, meie salapatud oma palge valguse ette. Sest kõik meie päevad mööduvad su raevu all, meie aastad lõpevad nagu ohe. Meie päevade mõõt on 70 aastat
ja kui keegi on tugev, siis 80 aastat. Ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja me lendame ära. Kes tunneb su viha ja tugevust ja su raevu nõnda, nagu sind tuleb karta? Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Aamen. Ja Jumala sõna jätkub Uues Testamendis, Johannese evangeeliumis 11. peatükis. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Ja Marta ütles talle, jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Aamen. Tänased pühakirja kohad võivad olla natukene morbiidsed, natukene kurvad. Ja ometi me oleme selles rahulikus pühas paigas siin Viimsel puhkepaigal, mis on tõepoolest, ta on püha paik, aga ta on ka kurb paik. Ja kuigi see ilm ja need meeldivad näod siin võivad teha tuju väga rõõmsaks ja võime tunda, et mis siin ikka kurvastada ja nukrutseda, siis teil on õigus. Niisama kurvastada ja nukrutseda ei olegi mõtet. Aga täna eestlaste jaoks on surnuaia püha. See on tegelikult liikuv püha selles mõttes, et teda võib tähistada siin juuni teises pooles, aga teda võib ka veel kuni juuli alguseni tähistada. On mitmeid kogudusi Eestimaal, kes tegid seda möödunud nädal, kes teevad meiega paralleelselt ja kes teevad seda järgmisel või isegi ülejärgmisel nädalal. Aga me kõik oma põhimõttelt mälestame seda ühte sama asja. Ja see ei ole pelgalt inimeste lahkunud hingede mälestamine, see on ka teatud ideaal, see on ka teatud väärtus ja mõte. Kui me räägime igavesest elust, siis tihtipeale me läheme väga abstraktseks. Tihtipeale me räägime millestki, mis on väga metafüüsiline, millestki, mis on väga hoomamatu. Ja see element vaieldamatult eksisteerib seal. Aga täna see ei ole see rõhk. Tänane rõhk on igavesel elul väga praktilises mõttes ja see on otseselt seotud tänase pühaga. Ja see on nimelt see. Inimene saab järelkasvu. Ta toodab endast midagi enamat. Ta toodab oma järglase. Selleks on vaja 2 inimest, aga osa sellest inimesest geneetiliselt kandub edasi. Sõna otses mõttes meie kanname füüsiliselt endaga kaasas oma esivanemaid. Aga teadlased on välja uurinud, et circa 10–12 põlvkonda ja siis seda originaalset verd või seda originaalset DNA-d enam selles inimeses ei ole. Kui ma mõtlen tagasi 15–16 põlve, siis need esivanemad otseselt, füüsiliselt, geneetiliselt enam mitte mingisugust rolli minus ei mängi. Meis kõigis ei mängi. Aga mis mängib edasi, on see mõte, see idee, see mälestus. Kui me vaatame enda ümber siin on tuhandeid lahkunuid. Aga neid kõiki mälestatakse tänase päevani, mis tähendab, et nad kõik elavad mingil määral, mingis mõttes siiani veel. See ongi see igavene elu, mis siin ilmas ootab neid, kes on lahkunud. Kui üks päev meie kõikide aeg on tulnud ja me lendame ära, nagu pühakiri õpetab, siis tõepoolest me kogeme midagi, mis on täiesti hoomamatu, mis on täiesti kirjeldamatu ja mis tihtipeale paljude teoloogide silmis seetõttu ei vääri isegi mainimist. Paljudes kontekstides ma olen sellega nõus, aga tänases kontekstis me teeme erandi. Me paneme rõhku sellele igavesele elule, mis meid võib oodata ka siin ilma sees. See tähendab, et kuigi meie säilmed on võib-olla täielikult tuhastunud, need on juba läinud laia tuulde,
siis on inimesi siin, kes tulevad kokku, et meid mälestada. Mul just möödus siin üks urni viimasesse puhkepaika sängitamine. Ja seal on meil teatud pühad sõnad, mis me loeme peale. Justkui mantrad meenutavad pühad sõnad. Väike palvus justkui. Ja nendes sõnades kirikuõpetaja paneb käe haua kohale ja ütleb, et see on püha paik. Ja siia me palume, et kõigeväärine lubab meil tulla, et kõiki oma lähedasi mälestada. Ja me ei mälesta lihtsalt, et meil hakkaks parem, vaid me mälestame sellepärast, et me hoiame neid siin ilmas edasi. Mitte mingil kummalisel kummituslikul viisil, et nad on sunnitud siin viibima, kuigi nad ei taha, vaid vastupidi, sellest suurest armastusest, millega me hoiame neid siin. See on armastus, mille pärast nad tahavad teatud määral siin olla. Kui inimesed tulevad oma lähedaste haudade juurde ja suhtlevad nendega, nad tunnevad pärast seda hingelist kergendust, mida nad ei oleks tundnud kusagil bussipeatuses või kodus magamistoas, kus sa võid sama hästi oma lähedastega rääkida. Nii et seal on midagi, selles pinnas siin on midagi püha, mida võib-olla igaüks meist eraldi ei suuda hoomata, aga kollektiivselt inimkond läbi põlvkondade on intuitiivselt sellest aru saanud. Isegi kui mitte sõnad, isegi kui me ei oska me ei oska sõnadesse seda panna, siis me tunneme ja tajume. Ja sellepärast meil on vaja selliseid kohtasid. Ja sellepärast meil on vaja selliseid pühasid, kus me tuleme kokku, kus me kollektiivselt mäletame neid, kus me valame endast välja selle armastuse kõikidele oma lähedastele ja kus nad saavad taas olla teatud mõttes elavad koos meiega ja meis. Aamen. Lugupeetavad, laulame palun järgmise laulu. KLPR 334. Ainult pääse lootuseks mulle, sammu haaval möödub elutee. Isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse südame. Tean, et mulle minu isa mõtleb, iga päev nii oma osa saab. Kas mu teel mind rõõm või mulle ootab, õnn või valu käe mul ulatab. Tema mulle isa tahab anda, iga hetkel uue armuga. Tahab kõik mu päevakoormat kanda, aidata ja kõigeks juhtida. Mind kui parandust annab hoida, omandus, mis kallit vastutab. Nii kui päevi tema armust kingib, mida jõudu nendeks jagab ka. Järgmised jumalasõna kohad on kooskõlas tänase kuupäeva kirikukalendriga. Me loeme Vanast Testamendist Jesaja raamatust 6. peatükist nõnda. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel. Ja tema 6 palistutes ulatusid templi seinast seinani. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli 6 tiiba. 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand. Kogu maailm on täis tema au ja uksepiidad vabisesid hüüdjaist häältest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast,
et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutus sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Aamen. Ja Jumala sõna jätkub Uues Testamendis Johannese evangeeliumis 3. peatükis. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemos ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma ütlen sulle, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigega, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus kostis, kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud. Ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Teie ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma räägin teile taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendama inimese poeg, et igal ühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Aamen. Lugupeetavad, ma palun, et me kõik koos esitaksime meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja meie palume. Kõigeväeline taevane looja, olgu õnnistatud kõik, mis sina oled meie jaoks teinud. Kõik, mis sa oled sel aastal lasknud korda saada, nii Peetri kiriku kui Vana Andrese kiriku jaoks. Kõikide inimeste eest, keda sa oled hoidnud ja kõikide eest, kelle eest sa oled hoolitsenud, et sa oled meie ridadesse toonud meie endiseid liikmeid, et sa oled meile kinkinud uusi liikmeid, et meie oleme saanud jätkata seda püha tööd sinu pühas kojas, et kodumaal on kõik hästi, et noored on hoitud, et vanad tunnevad ennast hästi, et Eestis läheks elu edasi samamööda, et eestlased tuleksid aina enam sinu juurde, kõigeväeline, et me saaksime ühiselt sind teenida ja sind kummardada. Et Euroopas saaks olla rahu, et sõjad lõppeksid, et kannatused katkeksid,
et inimesed leiaksid ühise keele. Isa, me teame, et see on kõik võimalik läbi sinu ja sinu tahte. Isa, palun õnnista tänast koosviibimist ja õnnista kõiki, kes on siia kokku tulnud ning hoia ja kaitse ka kõikide meie lähedasi. Seda kõike palume sinu armsa poja, meie kalli Jeesuse Kristuse lunastuse pärast. Aamen. Palun, et me võtame taas oma laululehed ja laulame oma 3. laulu. Jää minuga, kui saab lõpetatud tund, kui jõuab öö ja lõpeb töö. Oh, minu hing siis vaikselt palvetab. Jumal mu elujõud jää minuga. Kui uinun ma suurist mind varjaku ja selgesti teeb päeva näidaku, et viimaks võin su riigi pärida. Jumal mu elujõud jää minuga. Lugupeetavad, palun võtke vastu õnnistus. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Nõnda, tegelikult on teenistus lõppenud, aga viimase minuti lisaboonuslaul. Liina tahab teil ühe soolo esindada. Kas tuleb? Te saate korjaldust teha laulu ajal. Te võite, jah. See oleks väga ilus kogudus, tehtud siis iganes just see grupp, kes siin tagasi. Korjandus tuleb ära kõnnistada. Kõigeväeline looja, palun õnnista neid ande, mis on sinu töö jaoks korjatud ja palun luba meil nende andidega sinu tööd jätkata ka tulevikus. Aamen. Aitäh kõigile tulemast! Tere veel kord kõigile ja tere uutele nägudele ka, kes meiega liitunud on. Alustame oma surnuaja teenistusega ja võtame oma laululehed ja laulame esimese laulu seal.
tervitatud, lugupeetud Peetri ja Vana Andrese kogudus. Taas me oleme koos ja tere veel kord nendele, kes esimest korda meiega liituvad. See on siis teine pool meie tänasest surnuaia pühast. Esimene teenistus oli meil kell 11 Yorkis ja nüüd siin Mount Pleasantil. Mis seal ikka? Palugem! Kõigeväeline taevane looja, me täname sind taas kord selle kauni päeva eest, mille sa oled meile kinkinud ja kõikide nende kallite hingede eest, kes on siia meiega kogunenud sind, kõigeväeline isa, teenima ja muidugi ka mälestama kõiki meie kalleid lähedasi. Palun ole sellel teenistusel koos meiega, õnnista ja hoia meid ja kaitse meid selle päeva vältel. Seda kõike palume sinu kalli poja, meie issanda Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Aamen. Kuulgem Jumala sõna, nagu me loeme seda Vanast Testamendist Jesaja raamatust 25. peatükist. Kuidas nüüd kuulda on? Kuuleb piisavalt hästi. Ja vägede issand valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga, üdirammusate roogadega, pärmi pealt selitatud veiniga. Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid ja katte, mis katab kõiki paganaid. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotus kogu maal. Jah, issand on rääkinud ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on issand, keda me ootasime. Hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. Aamen. Ja Jumala sõna jätkub Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja veel, mis veel enam, kes üles äratati. Kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest? Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid koheldakse nagu tapalambaid, kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega valu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Aamen. Võimsad sõnad Pauluselt, nagu alati. Need on muidugi valitud nimme tänase surnuaia teenistusega kooskõlastuseks. Aga mida need tähendavad? Täna hommikul, kui mul oli üks kiire urni mulda sängitamine, siis seal on tavaks lugeda üks väga tuntud ja kuulus psalm 139, mis võtab suuresti inimese elu terves laias ulatuses kokku. Ja mis selle loo taustal on mõte, et Jumal on alati meiega. Isegi ennem seda, kui meie saime olema, saime sellesse kehasse, mis meile kingiti,
juba ennem seda kõigeväeline teadis, et millised me oleme, kuidas me oleme ja mida me teeme. Kõik see oli tema raamatusse kirjutatud, ehk küll üht ainsatki päeva veel polnud sündinud. Tsiteerides otse psalm 139. Aga tänane päev ei ole mitte pelgalt surnuaiapüha, kui püha, kus eestlased tavaks on saanud, tulevad surnuaiale, süütavad küünlaid, mälestavad oma lähedasi. Siin Kanadas me tähistame üksiti ka isadepäeva ja muidugi kõige tähtsam kristlik püha, kolmainu püha. Nagu alati, nad on kõik omavahel risti-rästi seotud ja ma ei kuluta liiga palju aega, et uuesti korrata kõike üle seda, mida ma eelmisel teenistusel kordasin, sest see oli selline väga jooksev, väga südamest tulnud jutlus. Teil, kes te nüüd alles esimest korda siin olete, teil on see luksus, et te saate selle, mitte abridged version, aga ikkagi selline selgem ja kokkuvõetum versioon. Mida ma seal eelmisel teenistusel, eelmisel pühal paigal rääkisin, oligi see, et see koht siin, nagu paljud kohad maailmas, kus on surnuaiad, need on päriselt pühad paigad. Need ei ole lihtsalt sõnad. Need tähendavad midagi enamat, kui lihtsalt öelda, et see on koht, kuhu me oleme toonud lahkunute säilmed. See oli mõtteviis, mis prevalveeris veel suuresti 20. sajandil, kui agnostitsism võidutses mitte ainult idas, Nõukogude režiimi all, vaid ka vaieldamatult läänes. Aga ma tunnen, et see väär arusaam on suuresti tänaseks seljatatud. Ja igaüks, kes tahab seda proovile panna, seda teooriat, et iga koht, kuhu me tuleme, iga surnuaed, kuhu me tuleme, et ta päriselt on püha, piisab sellest, kui teil on oma lähedane, kelle hauale te tulete ja te tajute seda, eriti siis, kui te olete selle aja ära veetnud, et lahkudes on palju õndsem ja kõrgem. Ja üks agnostik võiks teile selle peale öelda, et sa võid oma lähedast mäletada ükskõik kus, kas või Kemmergus, kui sa tahad. See ei ole ju midagi inetut, aga on midagi erilist sellel, kui ma tulen siia, kui mul on haud, kui ma saan osa võtta sellest mäletamisest. Näed, seal inimesed täpselt samamoodi mälestavad oma lähedasi. Kui nad täna ära lähevad, nad tunnevad ennast palju paremini, sest nad on loonud selle sideme. Oma teenistuse, oma urni langetamise teenistuse lõpu osas ma panin käe hauaplatsi kohale ja ütlesin, et see on püha koht ja see on mälestamise koht. Ja me oleme kõigeväelisele tänulikud, et me saame tulla sellesse pühasse kohta. Sellepärast, et see ei ole mitte ainult meile tähtis, see on ka neile tähtis. Kui pühakiri õpetab meile, et elu tegelikult kunagi päriselt ei lõppe, sest me ei ole pelgalt need, we're not just merely meat suits, okay? See on osa meist, aga see ei ole täielikult meie. Meie hinged elavad igavikus alati edasi, aga see on teispoolsuses. See on täiesti abstraktne teine maailm. Mis siin toimub, see läheb kõik edasi. Aga inimene, kes on lahkunud füüsiliselt, saab meie hulgas edasi elada seniks, kuni on paik, kus teda saab mälestada ja seniks, kuni on inimesed, kes teda mälestavad. See on üks viise, kuidas inimene saab elada sõna otseses mõttes igavesti. Seniks, kuni meid mälestatakse, seniks me oleme päriselt siinpoolsuses alati olemas. Isegi kui see selles hetkes nii ei tundu, piisab sellest, et tulla siia pühale maale, tulla oma erilisse pühakotta, oma lähedaste pühakotta ja luua nendega see side. Ja siis kõik see, mis ma rääkisin, siis te teate, et see kõik on absoluutne tõsi. Aamen. Lugupeetavad, võtame taas oma laululehed ja laulame siit järgmise laulu. KLPR 334. Ainult pääse lohutuseks mulle, sammu haavale tugenu tee. Kuulge taas
taas kord, mis pühakirjal on meile tänasel erilisel päeval öelda. Loen Vanast Testamendist Jesaja raamatust 6. peatükist. Sel aastal, kui kuningas Ussias suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistutel ulatusid templi seinast templi seinani. Temast kõrgemal seisid seeravid. Igal ühel neist olid 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: Püha, püha, püha on vägede Issand, kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisesid hüüdjaist häältest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin: häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles: vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: keda ma läkitan? Kes meilt läheks? Ja ma ütlesin: vaata, siin ma olen, läkita mind. Aamen. Ja Jumala sõna jätkub Uues Testamendis, Johannes evangeeliumis 3. peatükis. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle: tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemos ütles talle: kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas: tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemos kostis: kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle: sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud. Ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Aamen. Lugupeetavad, palun palume kõik koos meie Isa sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
aamen. Taaskord meie palume. Kõigeväeline taevane looja, olgu sinu ja sinu vägi igavesti õnnistatud. Me palume sinult ainult väikseid asju, sest me teame, et sina oled suur ja võimas ja kingid meile need väiksed palved. Isa, me palume, et kõik, kes siia on kogunenud, et nad oleksid kõik hoitud, et nad oleks kaitstud, et nende tervised oleks head. Ja me palume seda kõike ka nende lähedastele, kõikidele meie sõpradele, kõikidele meile, kes on meile kallid. Isa, me palume, et sa jätkaksid samamoodi kaitsmast meie kodumaad, samuti nagu sa kaitsed siin Kanada riiki. Isa, palun hoia kodumaa noori ja vanu, et neil oleks hea, et nad ei tunneks valu ega neil ei oleks halb. Isa, palun lase meie rahval samamoodi jätkada, et nad õitseksid, et nad liituksid sinuga, et nad ühineksid meiega, et me saaksime kõik koos siin vennalikult teenida. Isa, me täname sind kõige eest, mis sa oled selle viimase aasta sees meile teinud, et sa oled Peetri kirikut hoidnud, et sa oled Vanas Andresi kirikut hoidnud, et kõik on saanud jätkuda nii, nagu sina oled seda määranud jätkuma. Me palume, et kõik jätkuks samas vaimus edasi ja et mis iganes sina tahad, alati meie tahe oleks kooskõlas sinu tahtega. Kõike seda palume sinu poja, meie kalli lunastaja Jeesuse Kristuse pärast. Aamen. Lugupeetavad, võtame taas oma laululehed ja laulame viimase ühislaulu. Lugupeetavad, palun võtke vastu Jumala õnnistus. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lask oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Ja nii nagu eelmisel teenistusel meile tuleb lõpusoolo, mille ajal toimub ka korjana.